22. oktoobril 1921 sünnib August ja Kata Nugiseksi perre kolmas laps Harald. Ta sünnikohaks on Vanaõue talu Särevere vallas Järvamaal. 9-aastasena asub ta õppima Laupa algkoolis. 1935. aastal saab Haraldist Noorkotkas, Kaitseliidu noorteorganisatsiooni liige. 1937 asub ta õppima Türi aianduskooli. 39.–41. aastani õpib ta Paide kaubanduskeskkoolis. Kui Eestis algab Vene Nõukogude okupatsioon, pääseb Nugisekside pere napilt küüditamisest. Kui aga paugatab teine maailmasõda, põletab üks Nõukogude hävituspataljon maha Haraldi talu karjalauda ja heinaküüni. Siis aga tulevad sakslased. Algab Saksa okupatsioon. Septembri lõpus 41 läheb Harald koos klassivendadega vabatahtlikult teenima rannakaitsepataljoni, millest hiljem saab Eesti julgestusgrupp. See on rohkem politseitöö Eestis ja Leningradi oblastis. Valvatakse sõjalisi objekte ja tehakse turvatööd. 42. aasta detsembris vabaneb Harald teenistusest ja pääseb isatalusse tagasi. Vene väed aga trügivad taas Eesti poole. Rinne tuleb aina lähemale. 43. aasta alguses moodustatakse Eestit ründavate kommunistlike vägede vastu Eesti poistest Eesti Leegion. Harald astub Leegioni koos oma kamraadidega vabatahtlikult. See on juba päris sõda ja Eesti pinnal, Narva rindel. Haraldi elu kõige raskem lahing oli 1. märtsil 1944. Tuli vallutada venelaste loodud 2600 meetri pikkune ja umbes 700 meetri laiune sillapea Vaasa-Siivertsi Vepsküla kandis. Olen punkri või rünnakul, ikka meil samul. Saabub lahingu vahetund, jälle laulan ma sul. Oota kallim, oota sa, kaugelt tervitan sind. Millal tulen ei tea ju ma. Võitlus veel mind. Vaasa Vepsküla Siivertsi juures olid venelased suutnud rindesse tekitada etteulatuva osa ehk sillapea. Sealt oli neil hea võimalus tekitada ohtlik läbimurre. Sillapea kaitseks oli rajatud hulk traattõkkeid ja miinivälju. See kõik oli ohuks kogu Narva rindele. Kui 1. märtsil 1944 algas sillapea tagasivallutamine, siis rünnak esialgu ebaõnnestus. Kahurite sekka röögatasid venelaste katjuušad, meeste selja taga olevat metsa lõikas kahurituli kui hiigelvikat. Ründajaid püüti lõigata ära sidest, toidu ja laskemoona kandjatest. Kui jõuti vastase kaevikute serva, langesid rivist rünnakut juhtinud ohvitserid Rõõmussaar ja Lumera. Näis, et kõik on läbi. Siis võttis aga lahingu juhtimise enda peale 22-aastane allohvitser Harald Nugiseks. Tema koos 20 mehese rühmaga ründas, peagi oldi vastase kaevikute liinis sees. Mehed rakendasid rullimistaktikat. Kuskil on kuulipilduja, siis visatakse sinna mitu granaati. Ja peale selle, kui on need granaadid lõhkenud, siis mehed hüppavad kaevikusse ja lähevad edasi niimoodi. Ja see on veel kuulupildega lastas ka enamik läbi, et keegi seal ei vastu ei hakkaks. Vaat see on see rullime. Ja niimoodi minnaks kogu aeg edasi. Käsigranaat ette, tagant jälgi kuulupildajaga ja niimoodi rullitakse terved pikad kaevikud läbi. Mürsukildude vihin, plahvatused ei saanud aru, kas omad või võõrad. 3 korda jäi Nugiseks variseva mulla alla. 3 korda tõmbasid mehed ta varingu alt välja.
lahing jätkus. Seal ei ole mingisugust tunnet, sa teed kui tükitööd. Ei mõtle üldse selle peale, et keegi seal surma saab. Need on kõik niisugused asjad, millest rääkida ei taha. Vaenlase tulepesadesse loobiti oma 1000 käsigranaati. Nugiseks laskis haavatute vedamiseks mõeldud kelkudega granaate vedada. Kõik sujus, moon ei lõppenud. Seda viisi puhastati oma 300-meetrine kaevikute jada. Kaeviku põhjade poris ja savis lamas üle 80 vaenlase sõduri. Oli loodud eeldus Vaasa-Siivertsi Pepsküla sillapea vallutamiseks. Kui seda poleks juhtunud ega sellele järge tulnud, oleks Narva rinne murdunud. Harald Nugiseks sai sõduri vapruse eest Raudristi Rüütli risti Saksamaalt, kuigi kaitses Eestit. 22-aastane Harald Nugiseks oli muide esimene, kes pälvis Eesti leegionis Rüütli risti. Raudristi Rüütli rist asutati Saksa sõjajõudude kõrgeima sõjalise aumärgina Teise maailmasõja esimesel päeval, 1. septembril 1939. Harald oli üks 43 välismaalasest, kellele Rüütli risti autasu üldse on omistatud. Kui sõda oleks võidetud, oleks ta saanud mõisa. Kaotuse puhul sai sõjasangar aga 13 aastat sunnitööd. Pikka aega oli Rüütli rist Harald Nugiseksi kõige kõrgem autasu, kuid sellest kõrgemaks hindas mees siiski Eesti rahva tänumedalit. See on kullast medal, millel Eestimaa kontuurid. Ma olen saanud tänumedali Eesti rahvalt. Meil oli see asi, et vaenlane tungiks mitte kaugemale. Narva all olid kõik kaitselahingud. Need ei olnud mingis peale tungilahingud. Omal ajal Nugiseks siiski tunnistas, et ta ei mõista poliitikute keerutamist. Ta ei kirunud Eesti valitsust, aga intervjuudes siiski poetas, et nende pärast on piinlik. Olles teeninud ka Eesti kaitseväes, sai ta Kaitseministeeriumilt igasugu riste. Tema isiklikus kogus leidub arvukalt ka välis-Eesti vabadusvõitlejate riste ja muidugi need Suur-Saksamaa omad, aga ei ühtegi Eesti Vabariigilt. Ju need presidendid ka on ju veel elus 2 tükki vähemalt, kes ei ole mulle midagi andnud aga ma ei ole solmunud sellest, ma mõistan. Nende olukord on ka nii suur lugu. Ega see ei ole mõni meeldiv ülesanne anda nõuksele meel, kes on sõjas olnud kogu aeg. Nugiseks on intervjuus rääkinud järgmist. Ma ei ole kollektsionäär, seda ütlesin ka president Rüütlile, kes mulle pikalt seletas, et tema ei saa mulle riiklikku autasu anda. Lennart Meri ütles, et tema ei saa, sest lääneriigid ei mõista. Ilves pole minuga sel teemal rääkinud. Tema vanemad pääsesid aga samuti 1944. aastal läände just seetõttu, et meie piirikaitsjad rinnet kinni hoidsime. Harald Nugiseks ei olnud Eesti riigi peale isiklikult solvunud. Pigem muretses mees endast nooremate pärast, kes võltsis maailmas tõde teadmata või seda salates edasi elama peavad. Tema vaade oli lihtne. Teises vabadussõjas võidelnud mehed tuleb võrdsustada esimeses vabadussõjas võidelnutega, sest mõlemad võitlused on peetud Eesti vabaduse eest. Eestis hinnatakse Narva rinde kaitselahinguid ja ka Harald Nugiseksi osa neis eeskätt seepärast, et need võimaldasid Nõukogude okupatsiooni eest läände põgeneda 80 000 eestlasel. Pappake hea, saadan sulle mõne rea, oskan nüüd ma sõita sinu rattaga, allpool ka vänta ja kella lasen